ongi nagu eriti raske, kui sa ei saa seda mingit põhjendust, sa ei saa seda mingit lõplikku kinnitust. No selles suhtes ma ütlen sulle nüüd ausalt, et kui sa päriselt soovid uusi sõprussuhteid oma ellu, siis sa pead oma mugavustsoonist välja tulema. Issand, kui kurb kuulda, et sellised kogemused on sõprussuhetega. Et sa oled ikka siuke loll luud, on ju. Ei pea kramplikult nagu millestki kinni hoidma, mida enam ei ole. Aga ei pea hakkama ka mingiteks vihavaenlasteks. Hei, mina olen Kaisa ja sa oled Kirstordil podcasti lainel. Ja nagu ikka, alustan ma enda võitudest. Võit on mul praegu väga värske. Nimelt käisin ma siis eile ühel sellisel influencer üritusel, mis oli väga teistmoodi kui üritused, kus ma tavaliselt käin. Et kuna ma olen nüüd päris pikalt juba sisuloomaga tegelenud, siis ma olen ikka omajagu käinud sellistel PR-eventidel ja mingitel launch-üritustel. Et päris palju on nähtud ja tehtud, aga see oli tõesti kuidagi teistmoodi, et see oli siis Sirova Beauty korraldatud. Nemad toovad siis maale Clarence'it ja esitlesid siis Clarence'i uut nahahooldussarja Precious ja üritus toimus Tšaikovski restoranis. Et kogu restoran oli siis selleks ürituseks kinni pandud ja esiteks väga maitsev õhtusöök, väga maitsev šampanja ja veinid ja siis Noora Ail esitles seal oma uut kollektsiooni. Noora Aili igasugused sädelevad riided mulle alati meeldivad. Mulle üldse siuke kõik, mis tuleb jõulude ja aastavahetuse ajal välja üldse erinevate ka kiirmoebrändide poolt, mulle alati meeldib, püüab minu pilku kohe, et mulle sellised sädelevad asjad meeldivad muidugi õiges koguses, et päris harakas ma enda arvates ka ei ole, aga õiges kohas, õigel ajal midagi sellist pilku püüdvat, sädelevat on lihtsalt minu arust nii naiselik ja ilus, et tõesti need Noora Aili komplektid ja kleidid sobitusid ka nii hästi sinna õhtusse ja siis tutvustatigi lähemalt neid nahahooldustooteid ja selleks õhtuks oli siis Epp-Maria Kokamäe poolt valminud ka maal, et kuna kogu see nahahoolduskollektsioon põhineb siis öökuninganna lilleõiel, siis see maal siis ka oli, seal maali peal olid siis need öökuninganna õied ja see nägi tõesti nii ilus välja ja siis oli veel elav muusika, see oli kõik lihtsalt nagu nii ilus kombo, ilus nagu igas mõttes, kõikidele meeltele oli midagi, et silmailu kõrvale midagi kaunist, maitsemeeltele. Ja siis veel said need käed väga kreemitatud ja siidiseks ja pehmeks ja kuidagi nagu hästi mõnus kombinatsioon kõigest, hästi läbimõeldud üritus, näha oli, et sinna oli pandud palju energiat, aega ja selline nagu mõttega üritus. Et mulle väga meeldis see, ma sain endaga kaasa võtta Katriini ja me olime Katriiniga lihtsalt mõlemad nagu mingi suu ammuli, et issand, kui mõnus õhtu. Et selline hästi naiselik ja nagu hingele midagi pakkuv. Et ma tundsin ka, et ma nagu olin väga hetkes ja eriti kui oli see elav muusika, viiuli ja akordioni mängijad siis olid seal kohal, siis ma kuidagi nagu tõesti kadusin sinna hetke ära, et ma korra nagu avastasin, et ei tea, mis näoga ma just olin, sest ma olin kuskil nagu täiesti enda mõtetes. Et hästi ilus ja läbimõeldud selline õhtupoolik. Ja ma üldse tunnen, et ma viimasel ajal olen läinud kindlasti valivamaks, et kuhu ma oma energiat suunan, et millistele üritustele ma lähen, et kindlasti
kõik need on nagu selles suhtes läbi mõeldud, et alati tahetakse pakkuda midagi vinget ja vahvat ja meeldejäävat, aga paraku mingisugustel aastaaegadel või kuudel tuleb neid kutseid päris palju ja peab nagu valima, et kuhu sa lähed ja kuhu sa ei lähe ja ma olen kuidagi nagu veel valimaks läinud just sellepärast, et ma nagu natukene muretsen enda pärast, et mul on selja taga väga muutusterohke aasta ja päris palju stressi on olnud ja ma tunnen, et mul on nagu ambitsioone on palju ja mõtteid, mida ma tahaks veel ära teha, on hästi palju, aga ma olen aru saanud, et ma pean need asjad nagu edasi lükkama, mõned nendest vähemalt, et ma ei saa kõiki asju korraga ära teha lihtsalt. Ja samamoodi ka üritustega, et ma pean lihtsalt nagu mõtlema, kuhu ma päriselt tahan minna, kuhu ma suunan oma energiat, et muidu ma rabelen lihtsalt nii üle ja see ju viib läbipõlemiseni. Sellest läbipõlemisest muudkui räägitakse, aga kuidagi nagu, kui sa oled selles hetkes, kus sa muretsed, et see võib sinuga juhtuda, siis järsku on natuke nagu teadmatus, et aga kuidas siis nüüd ma teen nii, et seda ei juhtuks. Ehk siis täpselt selles faasis ma olen, kus ma üritan ellu jääda ja aru saada, et kuidas ma saaksin nagu enda taldrikut kergendada ja enda meeleolu hoida üleval ja ennast nagu hoida ja toetada, et ma ei oleks nagu oravrattas. Nii et ma viimasel ajal panen rohkem rõhku sellele, et ma üritan olla hetkes ja üritan kuulata enda sisetunnet ja aru saada, et mis on need projektid, mingisugused sündmused, kuhu ma saan ja tahan ja olen võimeline oma energiat suunama ja mis on need, mis ma panen pausile või üritused, kuhu ma ei lähe või projektid, mis ma suunan järgmisse aastasse. Et ma üritan väga mõtestatult organiseerida oma elu. Et see on praegu olnud selline väljakutse ja selles kõiges ma ütleks, et see võit on see, et ma üldse taban ära või enda arvates vähemalt olen tabanud ära veel enam-vähem õige hetke, kus seda teha, et ma praegu veel ei tunne, et ma olen nagu täiesti läbi omadega, aga ma tunnen, et see võib olla tulemas, kui ma ei käitu õigesti. Aga räägime ka tänastest sponsoritest, kes on välja pannud kingitused parimatele häälsõnumitele. Nii et kui ka sina tahad kingitust auhinda võita, siis pane aga oma häälsõnum teele kirstordel.com lehelt ja kui sa lisad sinna ka telefoninumbri, siis sa automaatselt osaled siis nii-öelda selles loosis, et kui ma sinu loo siin podcastis lasen ja seal on juures ka sinu telefoninumber, siis sa võid võita siis sponsorite poolt auhinna. Kõigepealt on siis meil toetajaks Elisa Huub, kelle poolt läheb siis parimale häälsõnumi saatjale pooleaastane Elisa Huubi tasuta kasutusõigus. Elisa Huubist leiab igasuguseid põnevaid sarju, nii kodumaiseid kui välismaiseid ja ka filme, et seal jagub põnevat vaatamist pikemakski, aga millele ma täna tahtsin keskenduda, on siis uus selline põnevik sari, mis jõuab siis 19. novembril Elisa Huubi ja esilinastub 17. novembril PÖFFil ja tegelikult on see sari saanud juba välismaal erinevatel festivalidel siis palju tunnustust. Ja tegelikult lisaks siis sellele peaauhinnale, mis läheb häälsõnumi saatjale, loosin ma ka siis siin episoodi all välja 2 piletit PÖFFi esilinastusele, mis toimub siis 17. novembril. Ehk siis, kui sa tahad osaleda selles loosis, siis lihtsalt jäta YouTube'i podcasti episoodi alla kommentaar, et kellega sa tahaksid minna PÖFFile Minu kallis ema sarja vaatama ja siis ma valingi lihtsalt sealt ühe võitja välja, kes saab 2 piletit. Aga Minu kallis ema on siis selline psühholoogiline põnevik, et üsna selline sünge lugu rullub seal lahti, kus on nagu küsimärgi all, et kas
peategelane on ohver või külmavereline manipulaator. Algab siis see sari sellest, et leitakse keskealise naise surnukeha ja kuritöö jäljed viivad tema tütre Alinani. Ja vot sealt siis hakkab see lugu juba edasi minema. Nii et tundub mega põnev. Sellest on siis 6 episoodi. Ja ausalt öeldes mina tahaksin juba küll vaadata seda. Teiseks sponsoriks on Douglas, kelle poolt valisin siis ühele häälsõnumi saatjale kingituseks välja Billie Eilishi Your Turn parfüümi 30 milliliitrit. Et minu arust väga uhke kingitus ja tõesti, see on ka väga hea lõhn. Ja Douglase poolt tahtsin lihtsalt meelde tuletada seda, et neil on müügis väga vahvad advendikalendrid, et kes tahab enda jõulukuusse tuua midagi erilist, et igas päevas oleks väike üllatus, siis nende valikust leiab tõesti erinevas hinnaklassis advendikalendreid, et kui tihtipeale need ilu advendikalendrid on väga kallid, siis Douglase valikus on tegelikult tõesti väga mõistliku hinnaga, väga põneva sisuga kalendreid ja lisaks kalendritele on neil muidugi nii lai tootevalik, et sealt leiab kingitused tõesti igale ühele, et alates nahahooldusest, õpetades parfüümidega, sinna vahele jääb kõik, mis on seotud üldse meie ilu ja heaoluga, et juustele, ma ei tea, küüntele, meigitooted, et no nii palju valikut, et võtab ka silme eest kirjuks, aga tegelikult kui sa tead, kellele sul kingitust on vaja ja viskad sinna pilgu peale, siis ma arvan, sa leiad üsna kiiresti selle õige valiku, et neil on ka väga suur valik erinevaid kingikomplekte, et nende see väärtus on alati parem, nii et tasub vaadata. Kui oled siuke koha peal shoppaja, siis Douglas on see aasta väga jõudsalt laienenud, nii et neil on väga palju kauplusi üle Eesti ja ega siin enam pikka aega jõuludeni ei ole, nii et tuleb hakata mõtlema. Ja minule pakub täna värskendust Värska Well vesi, mis on siis mineraalvesi vitamiinidega ja ühele häälsõnumi saatjale läheb siis 12 pudelit mündi ja mustsõstra Värska Well vett. Ja kes võib-olla ei kuulanud eelmist episoodi lõpuni, siis teie ei tea, aga teistele ka meeldetuletuseks, et ma mõtlesin, et ma hakkan siin aeg-ajalt välja hõikama mingisuguseid teemasid, millega seoses ma ootan teie häälsõnumeid, et vahel lihtsalt endal ei tule meelde mingisugused crazy story'd või mingisugused huvitavad olukorrad, mis elus on ette tulnud, ehk siis ma lihtsalt sellega proovin ärgitada teie mälu ja ajusoppides olevaid lugusid ja täna ma ütlen selle sama teema veel, mis ma ütlesin eelmise episoodi lõpus, kuna see jäi nii lõppu, siis ma mõtlesin, et ma korra toon selle veel välja, kuna minu arust see on väga põnev teema. Ehk siis, kui sa oled hoidnud või sa oled pidanud hoidma äkki saladuses midagi enda kaaslase partneri eest, siis neid lugusid ma tahaks kuulda. Et ma ise ei arva, et need peaksid olema ainult kuidagi petmisega seotud, aga elu on väga nüansirohke ja mõnikord tuleb ette, et sa kas pead või tahad hoida midagi saladuses enda elukaaslase eest. Nii et kui sul on sellega seoses põnev lugu rääkida, siis saada mulle voice teele kirstordil.com lehelt ja pane pealkiri ka, et siis ma tean, et see kuulub sinna voice'ide hulka, et pane siis pealkirjaks, issand, mis ma eelmises episoodis ütlesin, saladus partneri ees või midagi sellist pane pealkirjaks, et siis ma tean, et see kuulub sinna teemasse, siis me saame võib-olla selle teemalise episoodi mingi hetk teha. Mulle endale tundub see väga põnev. Aga täna räägime me tegelikult hoopis sõprussuhetest. Et kuna te saadate väga palju ikkagi sõprussuhete teemadel mulle
voice'e, siis ma kogusin täna erinevad selleteemalised sõnumid kokku ja hakkame neid lahkama. Okei, ma mõtlesin, ma räägin natukene sõprusest. Et mul oli 9 aastat parim sõbranna ja ma olin tal kogu aeg olemas. Kõik mured, kõik asjad kuulasin ära, isegi kui ta lahku läks mehega, ma läksin tema juurde, olin talle toeks kogu aeg. Ja siis läks paar kuud mööda ja mu sõbranna ütleb, et meie teed on lahku läinud ja ta tahab oma eluga edasi minna. Ja ta blokeeris mind igalt poolt ära, siis ma saatsin talle SMS-i, küsisin ta käest, et miks sa nii tegid. Ja siis sealt tuli ainult vastus, et sina ei ole mitte milleski süüdi. Ma lihtsalt tahan oma eluga edasi minna. Ja mul siiamaani, nüüd on pool aastat juba möödas, mul siiamaani nagu kripeldab sees, et mis see võis olla, mis pani teda nii otsustama, et ta ei soovi enam minuga suhelda. Ta ütles, et mina tõesti ei ole mitte milleski süüdi, et tema lihtsalt tahab oma eluga edasi minna. Mina andsin endast kõik, kogu aeg tellisin talle asju, olin hea inimene, rahaga kogu aeg aitasin teda. Aga mis ma vastu sain? Siukse sõpruse. Mul lihtsalt hinges nii kripeldab, et nagu, mis ma valesti tegin? Ta ei ütle mulle põhjust ka, ütleb, et mina ei ole milleski süüdi. Raske olukord ja mõistan sinu frustratsiooni, et kindlasti ongi nagu eriti raske, kui sa ei saa seda mingit põhjendust, sa ei saa seda mingit lõplikku kinnitust, seda closure'it. Et see võib olla mentaalselt väga raske. Aga ma arvan, et siin ei ole kahjuks muud teha, kui et leppidagi sellega ja teadvustada endale, et sina andsid endast parima. Sa tõesti andsid endast parima. Sa olid nii hea sõbranna, kui sina oskad olla. Ja kui sellest hoolimata see teine inimene ei taha sinu elus rohkem olla, ei soovi sinuga sõber olla, siis sa pead lihtsalt sellega leppima. Et ju see on mingi tema teema, millest sina ei olegi kuidagi osa, mida sa ei saagi mõjutada ja lihtsalt pead proovima edasi liikuma. Et me ei saa vägisi kedagi hoida enda elus. Kui ta on selle otsuse teinud, siis sa ei saa sinna mitte midagi teha ja kõige parem ongi lihtsalt leppida sellega ja kuidagi ma ikkagi tahaksin julgustada sind säilitama seda usku tõelisse sõprusesse, vastastikusesse sõprusesse, et kindlasti on olemas inimesi, kes tahaksid sinuga olla sõbrannad, kes väga väärtustaksid ja hindaksid seda sõprussuhet sinuga või seda, mida sa pakud, et ongi aeg kas otsida üles need inimesed, leida need inimesed ja suunata see energia sinna. Et ma saan aru, see on nagu raske kuulda, aga paraku see ei aita mitte midagi, kui sa nagu muudkui kerid seda eelneva sõpruse teemat, et see ei vii sind kuskile, kui sa ei saa ka teiselt inimeselt seda vastust, siis oma peaga sa seda välja ei mõtle ja sa saadki teada, et sa andsid endast parima, see inimene ikkagi sellest hoolimata ei soovi sinuga sõber olla, nüüd on aeg suunata see energia, mida sa varem suunasid sinna sõprussuhtesse, kuhugi uude suhtesse, mis saab sinule ka vastu pakkuda. Ehk siis proovi leida uusi inimesi enda ellu või võib-olla on mõni muu sõprussuhe, mis on kuidagi jäänud soiku, aga millest sa tunneksid, et võiks tegelikult asja saada või mis võiks sinu ellu rõõmu tuua, et siis soojendada üles need sõprussuhted. Tere, Kaisa! Minul siis selline mure, et ma olen juba päris pikalt olnud üsna üksik. Mul otseselt ei ole lähedasi sõpru, eriti just nüüd, kui ma olen gümnaasiumi lõpetanud, siis kõik on kuidagi lahku kasvanud ja erinevatesse kohtadesse kolinud. Ja ma olen üldse praegu nagu natukene halvas kohas enda eluga, et ma ei tea täpselt, mida teha, mida õppida. Mul ei ole eriti mingisuguseid huviringe ka. Ja ma olen natukene selline
anxious inimene ja socially pigem sihuke awkward. Nii et minu jaoks on väga raske leida uusi tutvusi, aga mul on tunne, et ma tõesti vajan seda, mul oleks vaja kedagi, kellega rääkida või jagada mingeid oma muresid, nii et kui sul on mingeid soovitusi, kuidas leida sõpru, tuttavaid, mingeid uusi hobisid, siis igati teretulnud. No selles suhtes ma ütlen sulle nüüd ausalt, et kui sa päriselt soovid uusi sõprussuhteid oma ellu, siis sa pead oma mugavustsoonist välja tulema. Sa pead oma hirmule vastu astuma, et sa ütled, et sa oled selline anxious, socially awkward, et paraku sa pead ennast sinna ebamugavasse olukorda panema, et muidu lihtsalt midagi ei muutu, et kahjuks sõbrad meile ise ukse taha ennast pakkuma ei tule. Ja üleüldse minu arust elus on niimoodi, et läbi ebamugavuste saavad juhtuda head asjad. Üldiselt on nii, et need kõige paremad asjad, mis meiega meie elus juhtuvad, tulevad läbi või peale mingisugust ebamugavust. Sellepärast, et siis toimub kas mingisugune kasvamine või mingisugune areng. Et samamoodi sellega, et selleks, et üldse sõpru leida, sa ilmselt pead olema mingisuguses sotsiaalses situatsioonis, mis on siis sinu jaoks natukene ebamugav, aga igal juhul it's worth it. Isegi kui sa proovid midagi uut, ma ei tea, minul tulevad kohe silme ette mingisugused keraamikaringid, lilleseade, töötoad, mingid sellised asjad, need on lihtsalt, mis mulle endale huvi pakuvad, sellepärast need mulle meelde tulevad, et isegi kui sa lähed mingisugusesse sellisesse, ma ei tea, töötuppa või proovid midagi sellist uut hobi mõttes ja kui sealt ka ei tule kohe mingit uut sõprussuhet, siis annab see kogemus sulle igal juhul midagi juurde. Ehk siis kohe kindlasti tasub teha enda mugavustsoonist väljaspool asju. Nagu ma oma need esmased mõtted loetlesin ka juba ette, et kust mina ilmselt võib-olla alustaks sõprade leidmisega, et ma mõtlekski, et mis mulle vähegi huvi pakub ja otsiks siis mingisugust sellist nagu ühistegevust seotud selle huvipakkuva tegevuse või asjaga. Et see vist on mu esimene mõte, kui ma mõtlen selle peale, et kust mina oma sõbrannad olen leidnud, siis väga paljud nendest on läbi töö, erinevate töökohtade minuni jõudnud või mingite tööprojektide. Et see kindlasti ja siis ongi mingisugused üritused. Minu puhul siis siuksed mingi sisuloojate üritused. Aga üleüldse ma arvan, et selleks ei pea üldse sisulooja olema, et kuskil sotsiaalsetel kogunemistel käia ja siis uusi tutvusi luua. Et see on ebamugav, aga igal juhul see mugavustsoonist välja tulemine annab sulle midagi juurde. Kui mitte kohe mingi uue sõbra, siis kogemuse võrra ja selle võrra, et sa juba üldse tuled sealt mugavustsoonist välja, selle võrra oled sa ikkagi rikkam. Hei Kaisa, ma mõtlesin, et kuna mul ei ole tegelikult ühtegi sellist südamesõbrannat hetkel, siis ma hea meelega küsiksin nõu siit suuremalt ringilt või siis sinu arvamust. Ja teemaks ongi sõprussuhted. Nimelt mul ei ole kunagi olnud, mul on väga palju sõbrannasid olnud, mul on siiamaani sõbrannasid, aga kõik sellised sügavamad sõprussuhted on mingil põhjusel lõppenud. Ja need on lõppenud igasuguste reetmiste, tagarääkimiste, ülelaskmiste tõttu. Aga ma ikkagi mõtlen, et äkki on asi minus, et miks minuga niimoodi juhtub. Mul on olnud sõprussuhe, kus inimene oli minuga ainult nii-öelda raha pärast, kingituste pärast. Ta tihti küsiski, et mis ma näiteks mõnele teisele sõbrannale kingin ja kui ta vaatas, et see teine sõbranna saab rahaliselt kallima kingituse, siis ta oli väga pahane ja üldse kõik tema puhul keerles kuidagi ümber raha, mis oli minu jaoks väga häiriv ja selle sõpruse ma küll lõpetasin ise, aga mulle tegi väga haiget, et keegi ei ole minuga sõber minu pärast, vaid
mingite materiaalsete väärtuste pärast. Mul oli tegelikult pikalt üks väga hea sõbranna, ma arvan, et kuskil üle 15 aasta, aga paraku meie teed on ka üsna lahku läinud. Tema kolis Tallinnast ära ja nüüd ma olen üritanud temaga kontakti otsida. Ma olen talle kirjutanud, uurinud, kuna ta elab maal sellises kohas, kuhu ma ei pääse ilma autota talle külla ja ega ta ei ole mind kutsunud ka, siis kuidagi on meie suhtlus väga, seda enam ei ole. Viimati ma kirjutasin talle veel kord, et kui sa oled Tallinnas, anna mulle teada, saame kokku, aga seda ei ole juhtunud, nii et ma enam ei taha ise ka suruda. Siis on mul olnud sõbrannasid, kes on mind üle lasknud. Oleme näiteks kokku leppinud, et saame kokku või ta tuleb mulle külla ja siis ma olen küsinud, et kus sa oled. Ta on olnud näiteks Pärnus või kuskil mujal ja seda juhtus selle konkreetse sõbranna puhul 2-3 korda kindlasti. Mul on olnud sõbrannasid, kes räägivad kõiki ja kõike taga. Ma ei tea, lesbisid, homosid. Ma ei ole küll lesbi, aga mind väga häirib, kui keegi kellestki pidevalt taga räägib, kellegi jaoks on kogu aeg kõik nii negatiivne. See sõbranna siis tihti tõi välja ka seda, kuidas tema on endine modell. Ja mina olen temast lühem ja suurem, kuigi ma ei ole suur, aga jah, ühesõnaga mul ei ole inimesi, keda ma enam tegelikult ka julgeksin usaldada, sest ma kardan, et kõik need sõbrannad, et nad kaovad ära või nad lasevad üle või nad teevad mulle haiget ja seetõttu ma ei taha ka enam eriti tegelikult sõprussuhetesse süveneda. Mul on tunne, et võib-olla ma lihtsalt ei klapi naissoost inimestega, aga ma tean, et sinu puhul see nii ei ole, seda on loogiliselt näha, aga võib-olla on keegi, kes oskab samastuda. Et see on probleem, see ei ole isegi probleem, aga see on miski, millele ma vahel ikka mõtlen. Issand, kui kurb kuulda, et sellised kogemused on sõprussuhetega. Selles suhtes ärge saage valesti aru. Minu elus on olnud ka negatiivseid kogemusi sõprussuhetega, et kõik ei ole ainult sunshine and rainbows. Et ikka on ka olnud raskeid momente, aga ülevoolavalt on olnud kindlasti rohkem mu elus väga ilusaid sõprussuhteid, mis pakuvad mulle hästi palju rõõmu. Et selles suhtes nii kurb kuulda ja ma kindlasti tahaks rõhuda sellele, et ma ei usu, et asi on selles, et ma ei tea, sinu sees oleks miskit valesti või katki, aga pigem võib-olla seda, et sul on vaja õppida paremini enda väärtust tajuma ja kaitsma ennast ja oma piire seadma ja valida väga hoolikalt, millised inimesed sa lased oma ellu, sellepärast et need näited, mis sa tõid, need mõned inimesed ma loodan, et need inimesed ei ole tänase päevani su elus või et sa ei suuna oma energiat sinna, sellepärast et ma ei tea, sõbranna, kes pidi suga kokku saama ja on kuskil Pärnus või ma ei tea, ei ilmu kohale. Ta ei väärtusta sind, ta ei austa sind ega sinu aega, kohe cancel, pole mõtet suunata sinna oma energiat. Õnneks see raha teemaga see sõbranna sa said aru, et see ei toimi ja lõikasid selle inimese välja, väga õige, et kuidagi on juhtunud jah niimoodi, et sind on ümbritsenud inimesed, kes ei väärtusta sind, mis paneb mind mõtlema, et kas sa ise ennast väärtustad ja et kas sa oskad valida ka selliseid inimesi, kes samamoodi sind austavad ja väärtustavad. Et ma kuna minu enda jaoks on sõprussuhted nii olulisel kohal, sellest on kõik juba aru saanud, siis ma
seetõttu tahaks nii väga nagu julgustada kõiki, kes on saanud haiget, ikkagi otsima edasi. Sellepärast, et kõikide inimeste jaoks on kuskil keegi ja seda mitte ainult romantilises mõttes, vaid ka sõprussuhete mõttes. Inimesi on nii palju erinevaid ja kindlasti on olemas inimesed, kes klapivad sinuga, sellise sinuga, nagu sa oled praegusel hetkel väga hästi. Et ei ole olemas, et ma lihtsalt ei sobitugi naistega. Seda ma ei usu. Ei usu. Naisi on nii palju erinevaid ja kindlasti on olemas need naised, kes sinuga klapivad ja kes oskaksid sind väärtustada ja sinuga sõprust väärtustada. Lihtsalt sa ei ole mingil põhjusel kas osanud märgata neid inimesi või üles leidnud neid inimesi. Et nüüd tuleks suunata see rõhk sinna, et kuidas sa leiad ja ära tunned need inimesed. Äratundmine, alati võtab natukene aega, et inimesed ei pruugi kohe näidata enda nagu tõelist olemust, aga nii kui tuleb ette mingisugune selline olukord, mida sa siin ka kirjeldasid, siis see peaks olema nagu kohene punane lipp. Selles suhtes võib-olla on liiga karm inimest kohe peale esimest punase lipu ilmumist nagu välja lõigata, aga alarmid peaksid kohe käima minema ja nagu, et ei tasu üldse liialt palju nagu suunata energiat on ju sellistesse suhetesse, kus juba tundub midagi kahtlast. Ja ma julgustan sind küsima endalt seda, et mitte, et kuidas hoida sõpru iga hinna eest, vaid et milliseid sõpru ma väärin. Et kuidagi ja kes nagu väärtustaksid mind vastu. Et ega neid ei olegi mõtet hoida kinni kuidagi, kes tegelikult ei taha su elus olla. Aga julgustan sind ikkagi nagu edasi otsima ja ikkagi andma võimalusi inimestele, sest et ma arvan, et sõprussuhted, kui nad on nagu väärtuslikud ja tervislikud sõprussuhted, siis need toovad ellu väga palju juurde. Nii, aga võtame järgmise. Hei Kaisa, kõigepealt alustan sellega, et sa teed mega lahedat asja. Tõesti üks mu lemmik podcast'e praegu ja isegi eriepisoodid väga lahedad. Mulle väga meeldis see viimane, kus sa rääkisid enda elu pöördepunktidest. Aga läheme nüüd teema juurde. Minu teemaks on siis sõprus. Olen ise gümnaasiumi viimases klassis hetkel ja mul on üks sõbranna, kellega olen suhelnud juba 7. klassist peale, ma arvan, ning kohe ka 7. klassis sai meist nagu parimad sõbrannad. Et tegime kõike koos, kogu aeg ööbisime üksteise juures, on ju, et siuksed lahutamatud. Aga nüüd tulebki minu nagu see mure või probleem siis, et kuskil 2 aastat tagasi ma nagu muutusin ja just nagu selles mõttes, et ma olen nagu muutunud täiskasvanulikumaks, ma ise tunnen nagu seda. Ja et nagu mul ei ole enam nagu temaga väga midagi ühist. Me mõlemad oleme täiskasvanud juba 18 on ju, kuid mul on tunne, et ta nagu ma tean, et iga inimene kasvab on ju omas nagu tempos, aga mul nagu tõesti ei ole enam millestki rääkida taga, et ta teeb siukseid väga lapsikuid nalju. Me istume tunnis koos, on ju, et räägib mulle nagu siukseid mõttetuid, mingeid draamasid, mingeid poiste draamasid, et mul ei ole nagu, mind nagu üldse siuke asi ei huvita ja mingi TikToki trendid, naljad, kõik siuksed asjad nagu ma ei pane enam neile nagu tähelepanu, on ju, et ma ei tea tegelikult, mis seal TikToki maailmas toimub või mis iganes, on ju. Et nagu mul ongi nagu siuke mure, et me oleme nagu nii erinevad inimesed, meil on nagu viimane gümnaasiumiklass, on ju, et me nagu istume koos ja nagu me oleme sõbrad ikkagi, on ju, aga et ma ei teagi, et kas nagu siis peale gümnaasiumi lõppu ma nagu peaks taga siis suhtluse lõpetama, kuna nagu tegelikult suvevaheaegadel üldse ei suhtle enam, kunagi suhtlesime suvel iga päev, käisime iga päev üksteisel külas, on ju. Aga nüüd viimased 2 suve nagu mina ei ole tahtnud kokku saada. Et ma nüüd nagu ei teagi, ma ei tea, kas sa oskad kuidagi aidata, on sul mingi sarnane olukord olnud, et sa tunned, et teine pool on liiga lapsik või midagi sellist, et nagu ma ei teagi, mida teha, et nagu ma ju selle 1 aasta nagu veel kannatan ära, on ju, mis on mingi 7-8 kuud, on ju. Aga et nagu ma ei teagi, mida edasi teha, et kas see nagu vaibub kuidagi või ma peaks nagu ütlema, et ma ei soovi enam suhelda või
või mis sa arvad, mis nagu kõige parem variant oleks või mida sa nagu soovitad, on sul ise kogemusi olnud? Ja jah, see oligi minu probleem. Aitäh sulle! Ma arvan, see on väga tavaline asi, et inimesed kasvavad lahku kuidagi, eriti sellises eas ongi nagu mitte elud erinevad, elud on üsnagi sarnased, on ju, kui sa gümnaasiumis käid, aga ma mõtlen, nagu inimesed arenevadki erineva kiirusega ja muutuvadki aina rohkem võib-olla erinevateks inimesteks üldsegi. Ja see on okei, et inimesed, kellega me mingi hetk klappisime, mingi hetk me enam võib-olla ei klapi. Ja ma arvan, et sa ei peagi mitte midagi otseselt tegema. Et sina oled nii, nagu sa oled, tema on nii, nagu tema on. Ja kui te istute kuskil tundides koos, siis on tore, kui ikka saad nagu, ma ei tea, paar sõna ikka vahetada või et sa ütlesid, et sa kannatad selle viimase aasta ära. Mis see nagu täpsemalt tähendab, et sul võivad ju olla teised sõbrad, tal võivad olla teised sõbrad, et ei pea kramplikult nagu millestki kinni hoidma, mida enam ei ole. Aga ei pea hakkama ka mingiteks vihavaenlasteks, et seal ei ole nagu, see ei ole selline mustvalge, et varem te olite paremad sõbrannad, nüüd te olete lihtsalt, ma ei tea, kas sa teda isegi siis sõbrannaks nimetad, aga klassikaaslased siis, ma ei tea, et minul oli ka tegelikult gümnaasiumis oli üks sõprus, mis sai niimoodi nagu keset gümnaasiumit vist läbi või oli see nii, et peale põhikooli. Ma ei mäleta, aga see toimus minu jaoks väga järsku ja see nagu otsus lõpetada see sõprus tuli selle teise inimese poolt ja ma tegelikult elasin seda üsna raskelt üle, aga ma sain ka aru, et lihtsalt me nagu läksime inimestena kuidagi väga eri suundades, ehk siis sinna lihtsalt ei olnud midagi teha ja selles suhtes ega nagu see sinu sõbranna ei ole ka loll, ma arvan, et ta saab ju ka aru, et teie sõprus on muutunud, et ega ta ju ei ole samamoodi kinni seal 7. klassis. Et ega ta ju näeb ka, et asi on muutunud, ma arvan, eks ta siis omal moel kas on seda aktsepteerinud või proovib seda teha, ma usun vähemalt. Või minu kogemus oli see, et ma nagu sain aru, et okei, enam seda sellist sõprust ei ole, midagi teha ei ole. Me istusime ka mingisuguses tunnis koos, olime nagu, ma ei tea, nagu klassikaaslased ikka, et mingeid saladusi oma vahel ei jaganud, aga ma ei tea, nagu paar sõna ikka rääkisime ja lihtsalt elu läks edasi. Ja nii oligi. Ja peale gümnaasiumit me lihtsalt ei suhelnud, sest et elu läks nii, et ma arvan, sa otseselt ei peagi midagi ütlema ja ma arvan, et isegi see sõbranna võib-olla ei ootagi midagi ja saab ka aru, et lihtsalt nagu see sõprus ongi muutunud ja nii on. Ja samas ei tasu võib-olla täiesti nagu maha kanda seda, et äkki mingi hetk elus te leiate, et te olete jälle nagu samal lainel, et selles suhtes pole vaja võib-olla nagu sildu põletada ja kuidagi lasta sellel kulgeda niimoodi naturaalselt, nagu see on, kui sa just ei tunne nagu, et seal oleks mingit vestlust vaja, et kas tema poolt on siis kuidagi rohkem soovi suhelda või et miks sa üldse tunned, et sa peaksid midagi niimoodi ütlema. Ma ei tea, ma ei ole teiega iga päev koos ja ma ei näe, kuidas see suhtlus on, aga ma usun, et tegelikult su sõbranna saab ka aru, et kuidagi oletegi lahku kasvanud ja ma ei tea, elu on selline. Nii et jah, ma ei teeks sinu asemel midagi. Ma lihtsalt oleks. Vot. Aga jah, kas mul oli, okei, ma mõtlesin tegelikult siia lõppu võtta küll ühe huvitava voice'i. Hei Kaisa, väga vahva podcast. Igatahes mul on siuke küsimus, et mida sina arvad klatsimisest? Sest ma olen kuulnud inimesi ütlemas, et klatsimine pole üldse viisakas ja see näitab, et inimene on ise halb, aga ma lihtsalt armastan klatsimist. Nagu me saame vahepeal sõbrannadega kokku, me joome veini ja me lihtsalt tundide kaupa võtame teiste inimeste kallal, aga nagu mitte halba, aga me lihtsalt arutame. No, aga see on nagu veits klatsimine ikka, et kas see sinu meelest on toksik või see on tegelikult tervislik, sest sellega me saame oma mingid nagu asjad lahendatud sisemiselt vähemalt. Et mis sina sellest arvad? Aitäh! Ma arvan, et
nagu mingi piirini see on täiesti normaalne ja tavaline, et inimesed klatšivad. Mina ka sõbrannadega, ikka me räägime teistest inimestest ja mingitest olukordadest. Aga seal on võib-olla nagu mingisugune piir, et kust maalt see läheb selliseks nagu pahatahtlikuks. See väljendasid seda ka niimoodi teiste kallal võtmine. See tundub nagu üsnagi selline negatiivne. Samas ma ei tea, kuidas te seda teete, et võib-olla nagu, et kust maalt on see nagu arutlemine niimoodi, et see tuleb kasuks ka võib-olla endale ja enda elus kuidagi, et sa saad sealt mingeid mõtteid sellest vestlusest ja kust maalt see on nagu lihtsalt selline pahatahtlik ärapanemine kellelegi, et siis ta natukene muutub nagu selliseks pullimiseks, mis siis, et see inimene küll ei kuule seda, kellest räägitakse. Aga ma ei tea jah, seal mingisugune piir vist on, et kus see asi nagu on inetu ja kus sellel ei ole nagu mingisugust produktiivset mõtet. Kui siis jah, sa nagu ventileerid ja kuidagi elad ennast välja, sellel on ka oma väärtus, aga ma soovitaks võib-olla mingisuguseid tervislikemaid viise selleks, aga seda ma ei ütle, et nagu me ei peaks keegi klatšima ja teistest inimestest rääkima, et see on nagu lihtsalt siuke naturaalne elu osa. Ja nii kaua, kui see jääb kuskile siseringi, sa ei lähe kellelegi kommentaari jätma, et sa oled ikka siuke loll luud, on ju. Et siis nii on. Nagu ma ei teagi, mis ma sellest ikka arvan. Tundus, et sul on väga kindel arvamus nagunii sellest olemas ja ega mina mingisugune inge ei ole. Me ka sõbrannadega ikka arutame, kas siis mingisuguseid avaliku elu tegelasi või mingisuguseid inimesi, keda me teame ka. Et ikka tuleb jutuks, et nägid, mis ta tegi või selles suhtes see on nagu normaalne. Vot. Aga nüüd ongi aeg otsad kokku tõmmata ja jagada auhinnad. Ma annaks siis pooleaastase Elisa Huubi tasuta kasutusõiguse esimesele voice'ile, kus siis oli juttu sellest, et pikaaegne sõbranna enam ei soovi üldse suhelda ja põhjust selleks ei anna. Et võib-olla mõni hea sari saab su mõtted mujale ja saad hakata keskenduma teistele sõprussuhetele oma elus. Klatšijale ehk siis viimasele voice'ile annan 12 pudelit Värska Welli, et saate sõbrannadega veini vahele natuke mineraalvett ka. Et tegelikult huvitav teema ja selles suhtes ma mõtlesin, et väärid ka ühte auhinda. Ja see voice, kus siis oli juttu erinevatest lõppenud sõprussuhetest, küll siis raha teemade pärast või mis iganes muudel põhjustel, et selle voice'i saatjale läheb siis Tuglase kingitus. Suur aitäh kõigile, kes ikka on saatnud häälsõnumeid ja kõigile, kes kuulavad. Olen väga tänulik teie kõigi eest ja jään ootama teie uusi mõtteid, küsimusi, dilemmasid, lugusid kirstuardil.com ja kui sul tuleb meelde mingisugune seik enda elust, kus sa oled pidanud enda kaaslase eest midagi varjama, midagi saladuses hoidma, siis pane see lugu mulle ka sellise pealkirjaga nagu saladus kaaslase ees, midagi sellist, pane mulle see ka teele ja suur aitäh, et kuulasid. Kuulame juba järgmises episoodis. Tšau!